Te kõik tõenäoliselt olete kokku puutunud olukorraga, et ChatGPT või Google Gemini valetab või esitab mingeid fakte, mis on vigased, mis ei vasta enam tõele ja nii edasi. Miks see juhtub ja mida sellega teha? Esmaselt tuleb mõista seda, kuidas ChatGPT ja Google Gemini ja muud sarnased tööriistad oma vastuseid kokku panevad. Tuleb teada, et sisuliselt nende taga töötav tehnoloogia ei oska päriselt mõelda ja mõista kõike seda, mida me küsime, vaid taga töötab üks matemaatiline algoritm, mis väga paljude erinevate teadmiste alusel ennustab, mis võiks olla see vastus. Ehk siis, kui sa küsid midagi, näiteks, mis on Eestis kehtiv käibemaksumäär, siis keelemudel vaatab kõikide enda teadmistele otsa ja arvutab sulle vastuse kokku. Ja see arvutus, see lause, mis seal tuleb, ta pannakse sõna haaval kokku. Ja iga järgmise sõna jaoks toimub selline üks keerukam matemaatiline arvutus ja tema sisemised teadmised ütlevad, et mis siis võiks olla selles vastuses, selles lauses iga järgnev sõna. Nüüd, need tõenäosused põhinevad hästi palju sellel, mida mudel üldse teab ja mis on olnud need õppematerjalid, treeningandmed, mida kasutati siis, kui mudelit õpetati. Ja kindlasti võib juhtuda nii, et need treeningmaterjalid või õppematerjalid, mida kasutati selle keelemudeli õpetamisel, on olnud vigased või nad on lihtsalt aegunud, et näiteks käibemaksumäär vahepeal on muutunud. Võib olla ka nii, et mudelil ei ole nii palju teadmisi mingist meie protsessist või kliendist või meie ettevõttest. Ja võib olla ka nii, et need andmed, mida kasutati, on teadlikult manipuleeritud, ehk nad ongi vigased selle tõttu, et need on olnud antud vigasel kujul mudelile siis, kui teda õpetati. Nüüd, mida sellega teha? Esmaselt tuleb mõista, et mudel võib alati eksida. ChatGPT, Google Gemini ja muud tööriistad, nad eksivad ja nad põhimõtteliselt ongi loodud selleks, et eksida. Ehk nende õpetamisel ja arendamisel on pandud väga palju tähelepanu sellele, et mudel alati toodaks teile mingi vastuse. Ja see ongi eesmärk, et ta toodab selle vastuse, kasutades neid teadmisi, mis tal on olemas. Kas see vastus on väärtuslik, kas see vastus on õige, see otsustusvõime ja vastutus pannakse inimesele, kes seda mudelit kasutab. Et te peate mäletama seda ja arvestama sellega, et mudel võib alati eksida, et mudelil võivad olla vigased teadmised või puuduolevad teadmised. Ja see on teie eesmärk esmaselt tagada siis, kui te küsite mingi küsimuse, et te edastada talle kõik vajalikud juhised ja vahepeal ka täiendav info. Kui te teate näiteks, et see mudelil võib olla puudulik, näiteks mudel ei pruugi teada midagi teie protsessist või teie projektist või teie kliendist ja kui te tahate, et ta teeks mingit ülesannet hästi, kasutades teie sisemisi andmeid, siis võib-olla te peate need sisemised andmetele kaasa andma. Teine, te peate alati üle kontrollima seda, mida mudel toodab. Siin mõned viimased uuringud näitavad seda, et peaaegu 45% juhtumitel keelemudeli vastuses esineb vähemalt üks oluline viga siis, kui ta tegeleb veebiotsinguga. Ehk siis, kui ta panete näiteks teda otsima teie jaoks infot internetist, siis seal võib esineda väikseid nüansse, mingi vigane number, mingi vale fakt ja nii edasi. Mis üldse ei tähenda nüüd, et keelemudel on kasutu, et tehisintellekti kasutamine ei ole efektiivne, vajalik ja kasulik. Ta on. Aga lihtsalt tuleb mõista seda, et see on abitööriist, see veel nõuab inimeste poolt juhtimist, see nõuab inimeste poolt tulemuste läbivaatamist, kontrolli ja siis, kui me õpime kasutada seda tööriista õigesti ja õigetes olukordades, siis me saame ka see kasu ja siis tuleb see väärtus.